Head kuulajad, mul on taas hea meel teatada, et me jätkame taskuhäälingute sarjaga Hommikukohvi loovettevõtjaga, mis on jätkuks varasematele e-kohtumistele. Mina olen Kaisa Pukk ja olen veel järgmised 5 taskuhäälingu episoodi koos teie ja põnevate külalistega. Lisaks podcastidele on meil oodata ka videolugusid, mille eesmärgiks on tuua esile loomeettevõtluse edulugusid siin Ida-Virumaal ja edaspidi saada tuttavaks ka loovettevõtjatega väljaspoolt Ida-Virumaad. Kuulamiseks on peaaegu kõik loomevaldkonna põnevad teemad: kunst, muusika, pärimus, toidukunst, muuseumite pärandid, ajalugu ehk suures pildis kõik see, mis ühendab loovaid inimesi. Käesolev taskuhääling Hommikukohv loovettevõtjaga on osa projektist Ida-Viru loomeklastri käivitamine, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Taskuhäälingute salvestused leiate edaspidi www.loomeklaster.ee. Meie teise podcasti raames on külaliseks Toilast Pikalt tänavalt MTÜ Toila käsitööveranda esindaja Maria Ronk. Tere, Maria! Tere, Kaisa! Mis sulle meenub, kui sa mõtled oma lapsepõlve peale, aga mõtled loovatele hetkedele või käsitööle? Et milline on esimene võib-olla mingi mälestus, mis sulle meenub? No mulle meenuvad ikkagi käsitöötunnid koolist. Et mulle väga meeldis kududa ja põhikooli ajal ma kudusin ikka päris mitu kampsolit varastega valmis. Iseendale? Iseendale, millega koolis käia siis hiljem. Aga kelleks sa väiksena saada tahtsid? Päris väiksena tahtsin biotantsu võistlustantsijaks. Biotantsu võistlustantsijaks? Jaa. Wow. Et selline üks oli unistus. Aga kuna meie kandis siin ju sellist trenni või võimalust ei olnud, siis minust biotantsijat ei saanud. Aga sai midagi muud. Kohe jõuame sinna. Aga milline on sinu võib-olla hariduse taust? Kas see on seotud kuidagi käsitööga? Jaa, et mina olen lõpetanud siis Tallinna kergetööstustehnikumi rõivaste konstrueerija, modelleerijana. Et sellel on ikkagi käeline oskus nagu peab olema. Kas sa mäletad, miks selline valik üldse tuli? Jah, mulle meeldis ka mood kooli ajal. Et olid 2 sellist suunda, et üks oli see biotants, mis oli kuidagi väga selline huvitav ja teine oli mood. Ja oligi selline mõte, et siis ma saan ju ise endale riideid teha. Kas sa tunned, et see käsitöö geen või loovuse geen on üldse geen, et ta on geneetiline? Kas kuidagi kellegi kaudu tuli selline käsitöö armastus ka, et õed, emad, vanaemad? Ema on ka väga hea kuduja ja õmbleja olnud. Tema on kunagi ka õppinud juurdelõikust kursustel noorena, nii et tema õmbles palju ja kudus palju. Aga vanaema siis, ema pidi ikkagi ka kangad ise kuduma, milles siis hiljem õmmelda. Et sealt ma arvan küll, et on geen. Milline on üldse sinu perekonna lugu Toilas? No, Toilas on meil selline lugu, et minu ema-isa on siia kolinud siis noore perena. Neil oli juba 2 last, kui nad siia tulid. Aga see oligi nõukogude aeg, siis suunati tööle ja minu isa siis suunati kalurikolhoosi oktoober tööle. Tegelikult tal oli valida, kas tulla Toila või Ruhnu saarele. Väga nagu öö ja päev valik on, ja? Jah, aga tema siis otsustas, et Toila on ikkagi parem valik, kuna et neil oli soovi palju lapsi saada, et siis Ruhnus läheb kuidagi see võib-olla keeruliseks. See meditsiiniline pool. Ja mina olengi Toilas sündinud, gümnaasiumi lõpetanud, käinud vahepeal Tallinnas koolis ja siis tagasi tulnud. See on selline ilus unistuste Ida-Virumaa inimene, on siin sündinud, käib vahepeal ära ja siis tuleb tagasi. Võiks kõigiga niimoodi olla Ida-Virumaal, on ju? Jah, võiks. Aga kuidas sai alguse sinu MTÜ Toila käsitööveranda? Ja miks selle MTÜ loomine just üldse vajalik oli?
no MTÜ loomine on tänapäevases majanduses ju oluline, et sa ei saa ju lihtsalt niisama oma käsitööga ringi käia, et sul peab olema ju juriidiline keha ka olemas. Ja see on nagu vajaduspõhine. Kui pikalt sa tegutsesid lihtsalt käsitööga enne, kui sa tegid MTÜ? Mõned aastad, ainult mõned aastad. Et harjutasidki, nagu öeldakse, kätt. Et kudusin vaipasid siis sugulastele kõigepealt ja kui sugulastele olid vaibad tehtud, siis vaatasin, et nüüd saab ju ka müügiks pakkuda kõigile ja siis tuli teha MTÜ. Kui kaua sa oled üldse vaipasid kudunud? No umbes 10 aastat olen vaipasid nüüdseks kudunud. Et oma esimesed katsetused ma tegin muidugi üle 20 aasta tagasi, et tädi kudus mul vaipasid, käisin tema juures proovimas, et kuidas see tunne on üldse telje taga istuda ja oma kätega midagi sihukest valmis saada. Et väga hea tunne oli. Ja tol hetkel mul oligi just see mõte, et ma tahan seda kindlasti proovida, sest tädi on juba väga vana ja võib-olla mõne aasta pärast ta kas enam ei suuda seda mul õpetada või teda lihtsalt ei ole. Ja nii ma ka proovisin ära voki peal siis lõnga ketramise ja korrutamise. Tähendab siis, et kõigepealt tuli sinu ellu nii-öelda rohkem selline lapsena kudumise armastus, siis õmblemise armastus ja hiljem tuli läbi tädi siis võib öelda kangasteledel vaipade kudumine? Jah. Kas kangasteledel kudumine on täna popp? See on ju selline nii-öelda vanakooli pärimus. Jah, see läheb päevalt popimaks. Et kui me vaatame Soomet, siis seal on nagu hetkel just vastupidi, et ta nagu läheb, ta on väga populaarne olnud seal ja nüüd on kuidagi see vajub seal ära. Aga meil on ta just praegu hetkel tõusuteel. See on ju väga hea uudis. Ja. Aga kuidas sa suhtud vaipade kudumisel ja käsitööd tehes taaskasutusse ja ringmajandusse? Kuidas see täna nagu sinu tegevuses kajastub? Et ma koon osad vaibad taaskasutusmaterjalist, see on siis need, mis ma lõikan kääridega ise, siis tavaliselt T-särkidest ribad ja nendest koon vaibad. Aga ka need, mis on valmis ribastatud materjal, mis me ostame, need on üldjuhul ka tööstuslikud lihtsalt lõigatud, aga kangaservad, mis muidu visatakse minema. Tundub väga roheline vaip. Jah. Kokkuvõttes. MTÜ tegevuses on ju väga oluline ka toetused ja rahaline pool, et kui tihe toetuste küsija te olete olnud? Üldse mitte tihe, olen küsinud, aga siiamaani ei ole saanud ja siis ma olengi keskendunud lihtsalt oma tegemistele, et ei ole tegelenud väga nende toetuste küsimistega. Kas sa tunned, et nende kohta on piisavalt palju infot jagatud, ja see info teeni kõik ka jõudnud? Jaa, info jõuab alati üldjuhul jõuab küll minuni, et seda ma ei tunne, et ma nagu ei teaks. Aga ma ei ole ise väga osav kirjutaja ja ei ole nagu selle peale, et see vajab minult nagu väga palju aega, et ma ei ole seda aega veel võtnud. See on hea koht mõtlemiseks, see on hea koht mõtlemiseks, sest eelmises podcastis Peeter Priks ütles ka, et tema muusikuna ei ole tegelikult osav turundaja ja sina käsitöömeistrina võib-olla ei ole osav projekti kirjutaja, et sa ei saagi tegelikult kõiki asju teha hästi. Jah. Nii et on vaja leida sulle ägedad projekti kirjutajad. Just. Aga kuidas sa tunned, et kohalik kogukonna pärimus on mõjutanud sinu loomingut, võib-olla mustreid tehes, nii vaibad kui siis rahvariided? No ma arvan, et see vaipade värvide ja mustrite valik tuleb nagu kuidagi seespoolt või siis ka selles mõttes nagu väljapoolt, et sellest, et kus ma siis nagu elan ja kus ma kõik olen, aga tegelikult see kuidagi lihtsalt, et ma istun sinna taha, et kui mul ei ole tellitud mingeid konkreetseid toone või midagi, et siis ma lihtsalt lähen vaatan oma neid värve ja asju, korjan kokku mingi portsu ja istungi telje taha ja hakkan proovima. Et mõnikord ma võtan sinna midagi veel juurde, mõnikord ma mõned asjad jätan kõrvale
ja ta tulebki nagu protsessis tegelikult, et ma üldjuhul ei mõtle ette vaipa niimoodi, et nüüd täpselt 100% mõtlesin välja ja nüüd ta niimoodi tuleb. Et tavaliselt see ikkagi muutub nagu selle protsessi käigus. Aga vöökiri? Vöökiri on nüüd see, milleni ma tegelikult ise ei ole veel jõudnud, et see aasta ma plaanin jõuda vöökudumiseni, sest vöödega on väga-väga teistmoodi kui vaibakudumisega. Et seal on nagu rohkem aega läheb ja ta käib teistmoodi natuke. Ja muster on vist väga tähtis? Palju tähtsam kui vaiba puhul? Jah, sest vaiba sa kood ju nii, nagu sa ise tahad kududa, aga vööd võiks ikkagi kududa nende algupäraste mustrite järgi. Sa ütlesid, et hakkad tunde järgi nagu vaatama, et kui palju sa näiteks võib juhtuda, et sa harutad selle vaiba lahti, sest sulle ei meeldi, mis tuli? Et ma mõned triibud ikkagi aeg-ajalt arutan, et kui ma panen sinna ühe värvi ja vaatan, et see ikkagi kuidagi karjub või mulle ikkagi üldse ei meeldi, siis ma võtan selle värvi ära ja valin midagi muud selle asemele. Aga mõnikord on ikka mõni vaip ka valmis saanud, et ma võtan ta maha ja ta mulle tegelikult ei meeldi. Aga siis tuleb üks klient ja ütleb, et see on just see, mida mul vaja on. Need on just need värvid, mida mul kindlasti vaja läheb ja see on väga ilus vaip. Et sellepärast ma iga kord väga ei põe seda, kui mulle endale väga ei meeldi. Et mõnikord ikka juhtub, et kui sa kood seal, siis sul on nagu vähe seda vaipa näha niimoodi järjest. Et kui sa maha võtad vaipa, siis ta on nagu natuke teistsugune. See on väga hea, et 2 triipu ei tundu katastroofiline, kui sa teed vaiba, mis sulle meeldib, sa peaksid selle täitsa lahti tegemiseks vöökorb. Ja. Et õnneks on keegi kuskil, kellele see vaip on tehtud nii-öelda loodud. Ja. Aga sa ütlesid ka, et asukoht mõjutab see, kus sa oled. Kuidas Toila on asukohana mõjutanud see loomingut? No ma arvan, et kui ma elaksin kuskil suures kesklinnas, siis ma võib-olla üldse ei kookski vaipasid. Et selles mõttes ta juba on mind mõjutanud, et ma teen sellist tööd, mis siis on nagu põhineb pärimusel. Et tõenäoliselt linnas ma võib-olla ei oleks selle peale tulnudki. Aga sa elad väga erilisel tänaval, Pikal tänaval. Mis selle tänava lugu on ja miks see nii eriline on? Mida võiksid teada need inimesed sellest, kes meid kuulavad, aga võib-olla kes jalutavad sealt mööda, jalutavad seal tänavalt teadmata tegelikult selle tänava erilisust? No üks asi, mis teeb Pika tänava väga eriliseks, on see, et meil on 2-kordsed verandad. 2-kordsete verandadega majad. Käsitöö veranda maja on ju väga hea näide, ise juba. Jah, et ta on üks meie tänava siis väliselt paremini miljööväärtuse mõttes säilinud maja. Seespoolt ei ole, et seal on ikka nõukogude ajal palju neid remonte tehtud, et selle poolest me ei tea täpselt, mismoodi ta võis sealt seespoolt välja näha. Aga väljas ta üldjuhul on väga-väga siukene hea näide nendest vanadest majadest. Ja Pika tänava ajalugu ongi selles mõttes nagu natuke kaugem, kui tavaliselt inimesed arvavad, kõik nagu tulevad, vaatavad need maju ja mõtlevad, et need on tehtud siis Eesti ajal, eelmisel selle Eesti Vabariigi ajal. Aga tegelikult on nad ikkagi varem veel ehitatud ja on tehtud Peterburi suvitajate jaoks. Mis seob sind ja Maria Underit? Mind otseselt ei seo, aga Käsitöö veranda maja seob küll Maria Underiga. Just see sama, et Eesti ajal siis, kui Peterburi suvitajaid enam nii palju ei olnud, et siis leidsid Toila üles ka Eesti loomeinimesed. Ja siis Maria Under näiteks on mõned suved suvitanud Käsitöö veranda majas. Loomingu mõttes? Kogunud mõtteid ja? Ja, ta on seal Toilas isegi päris niisuguseid toredaid luuletusi kirjutanud merest ja loodusest. Ja. Millised on veel mõned sellised näited lisaks Maria Underile? Temaga koos muidugi oli ju Artur Atson, kes seal temaga koos siis suvitas. Aga eks meil Toilas oli neid veel. Kas sa tunned, et teie MTÜ on panustanud ka nii-öelda kultuuriturismi?
Eesti turist on alati kuidagi väga tänulik, et selline koht on olemas, et nad saavad tulla, astuda sinna poodi, et seal on müügil ja saavad ka näha, et kuidas need vaibad siis tegelikult tulevad ja kuidas see kõik käib. Ja kui on soovi, siis nad saavad alati proovida, et kuidas see vaiba kudumine on. Sest see ongi seal samas kohe kõigile näha, seal samas selles väikses veranda poekeses, et kus siis meie tooted müügil on, et siis on ka seal ühed teljed ja huvilised ikkagi saavad proovida alati. Mina olen oma kultuuritöötajas küll nagu eriti just Pika tänava kogukonna osas tundnud sellist tunnet, et see on üks väga äge kokkuhoidev aktiivne kogukond, mis ma arvan on väga tähtis, et sellises nii-öelda mitte linnapiirkonnas, aga maapiirkonnas on, sest et väga oluline on minu arust see, et kultuur tekib ka altpoolt või igasugused ideed, sündmused ja me oleme tegelikult koos teinud ju oma festivali, oma jõuluüritusi, teatrietendused, meil on Pikal tänaval ka olemas kunstigalerii näiteks, kus on ka sinu näitused olnud, sinu vaipade näitused, et kuidas sa tunned, et sind ja teie MTÜ tegevust mõjutab üldse see Pika tänava kogukond, rääkimata ju ägedatest kogukonna branšidest, mis sa oled teinud, et miks kogukond on selline südameasi ja kui tähtis see üldse on MTÜ tööd tehes? MTÜ-le on väga oluline igasugune toetus, ka vabatahtlike näol, sest üksi ei jõua kõike teha. Ja kui kogukond koos teeb, siis igal ühel on natuke midagi teha. Ja siis tuleb midagi väga toredat sellest alati välja, sest igal ühel on mingi väike idee ja siis lõpuks kokku saab midagi suurt ja toredat. See on väga äge mõelda, et ühtepidi kogukond mõjutab teid ja teistpidi teie tegevus mõjutab ka kogukond, et kui keegi ju näeb kedagi aktiivset, siis temast tekib ka see soov midagi teha, midagi koos teha, midagi arutada võib-olla, kus midagi tekib, on ju, et tegelikult see on väga oluline, et keegigi vähemalt oleks nii-öelda aktiivne ja siis tulevad võib-olla paljud lihtsalt kaasa. Jah, see ongi hästi tore, et kui ma ütlen, et võiks nüüd sellist või sellist asja teha, et siis leidub meil kogukonnas päris palju neid inimesi, kes tulevad kaasa. Nad ütlevad, et nad ise ei ole valmis midagi algatama, aga nad on alati valmis tulema appi. Huvitav, et ma ise ei ole valmis, aga ma tulen appi. Aga see on juba hea märk, et on lootust on, et te kunagi algatate midagi. Aga kui palju on noored ja kogukond täna siis kaasatud MTÜ tegevusse? Sest et ma tean, et teil on olemas ju ka väga väikesed kangasteljed, täitsa nagu lastele mõeldud kangasteljed ja nendega saab ju kududa oma tuppa pisikese vaibakese. No meie MTÜ on selles mõttes olnud kogu aeg avatud, et kui inimene astub sisse ja ütleb, et mina tahaks proovida või tuleb laps, et mina tahaks proovida, siis ma ütlen, et saab kohe proovida. Ja kui tal nüüd tekib huvi, et ta tahaks omale ise vaiba kududa, siis me leiame alati selle aja, ta saab tulla ja proovida. Et lapsed ikkagi on käinud mul seal omale neid vaipu kudumas. Kohalikud kogukonna lapsed? Jah, kohalikud. On ka muidugi olnud mõned turistid, et üks turist, kes siis tuleb Prantsusmaalt, üks tüdruk on käinud meil suvitamas Toilas, et siis tema on ka 2 suvel käinud mul omale vaipa kudumas, et talle nii väga meeldib see. Kui palju on praegu Toilas suvitajaid? Meie piirkonnas on ikkagi päris palju, et suvel Toila on rahvast väga-väga täis. Aga selliseid suvitajaid, kes tulevadki loomingu pärast Toilasse? Selliseid ma praegu ei oska välja tuua, aga on need just, kellel nagu vanaemad on elanud Toilas. Ja siis nad on käinud lapsepõlves emade-isadega siin suviti ja nüüd nad käivad oma lastega siin suviti. Ja on kohe selliseid peresid, kes kogu suveperioodi elavadki Toilas ja siis kui on vaja, siis nad lähevad töö pärast kuskile kaugemale ära vahepeal. Aga üldjuhul nende põhiaeg on nagu Toilas. Tundub, et kuna mingitel aastatel oli väga palju suvitajaid just loomingulistel põhjustel Toilas, siis ühele käsitöömeistrile on loomingu mõttes või kunstnikule, meil on ju Pikal tänaval väga palju selliseid harrastuskunstnikke,
väga hea koht nagu just, et avada kõik need kunstimeelde. Kuidas sulle tundub, et miks Toila on täna hea koht elamiseks? Ja oma võib-olla käsitöö visiooni täitmiseks ka? Et Toila on olnud, kui nüüd vaadata Ida-Virumaa mõttes, mitte võtta tervet Eestit, sest üle Eesti on muidugi väga palju selliseid toredaid kohti, kus on väga hea seda loomingut teha. Ja pärimus on ju Viljandi meil, et sinna lähed, siis sa kohe tunned, et kuidagi see ronib sulle sinna naha vahele. Aga Toilas on just see, et seal on kogu aeg olnud see tugev Eesti kogukond, kes on kogu aeg oma asja nagu ajanud. Et selles mõttes ei ole olnud seda raske edasi teha. Et see pagas on nagu kuskil olemas, see vahepeal vaibus, aga ta jällegi tõusis üles kuskilt tuhast välja. Miks sa üldse oled valinud käsitöö? Miks selles mõttes, et mida see sulle nagu isiklikult annab? Esimene asi, mis on see, et mulle väga meeldib see tunne, et ma olen oma kätega midagi valmis teinud. Et see tekitab väga hea tunde ja siis, kui veel tulevad võõrad inimesed ja ütlevad, et temal on seda just vaja, et mis mina olen oma kätega teinud, siis see teeb tuju veel paremaks. Hea motivatsioon. Aga milline on ühe tüüpilise käsitöömeistri päev? Need päevad on väga erinevad, sest kuna on endal veel lapsed, kellega on veel palju tegemist, siis need päevad ongi väga erinevad. Aga kuna meil on puuküttega maja, siis esimene töö talvel on alati ahjud ära kütta. Ja siis alles hakkad tööd tegema. Palju sa keskmiselt siis ühes päevas kood? Ja kas mõnel päeval ei koo üldse? Ja ikka on neid päevi, kus ma üldse ei koo ja kui mõnikord on väga oluline tellimus, mis peab väga kiiresti valmis saama, siis koodki 5 tundi võib-olla päevas. Aga siuke hea kudumine on ainult 2-3 tundi, et füüsiline keha nagu liiga kannatada ei saaks, sest ikkagi väsib ära. Kas vaim väsib ka ära? Ei, vaim ei väsi. Vaim puhkab kui kood. Okei. Aga kas sulle tundub, et loomeettevõtjana on täna võimalik ära elada? Sest et paljudel on ju ikkagi mitu ametit, hunt kriimsilmad. Et kuidas sulle tundub, et sa oled valinud nagu ühe asja? Kas sellest on võimalik nii-öelda normaalselt ära elada täna Ida-Virumaal, Eestis? Hetkel ei ole minul. Kindlasti on neid inimesi, kes on osanud väga hästi kas turundada või siis väga huvitava tootearenduse teha. Et ma ei saa öelda, et see ei ole võimalik. Kindlasti on võimalik. Minul on ka kindlasti võimalik. Aga mina olen praegu valinud omale esikohale lapsed. Et tegelen, number 9 ongi lapsed, et nende vajaduste täitmised ja et nad koolis ja kõik asjad on tehtud. Ja siis teiseks on minul töö. Aga ma küsin, et kui palju sa oleksid võimeline oma mahtudena suurendama? Et kui sa näiteks leiaksid hea turundaja, kes müüks su tooteid, tellimusi tuleb, et kui palju see maht on, mis sa tegelikult täna jõuaksid eriti laste kõrvalt siis nagu vastu võtta? No kindlasti 2-kordselt võiks seda praegu hetkel korrutada. Siis tuleb siin müüma hakata. Ja hiljem veel võib sinna mõne korrutusmärgi juurde panna. Aga kuna ongi see, et ma olen ise oma valiku teinud hetkel, et ma keskendun rohkem lastele, et natuke lapsed kasvavad, siis ma keskendun tõenäoliselt rohkem oma tööle. Kas sa tunned, et sa oled oma lapsi nakatanud käsitööga? Otseselt nagu ei saaks seda hetkel öelda poisi kohta, et ta nagu tüdrukud, nii-öelda siis sellist, mis vanasti oli tüdrukute jaoks mõeldud käsitöö, et tema nagu seda vabatahtlikult ei tee. Kui koolis on vaja teha, siis ta muidugi teeb ära kõik need kudumised ja tikkimised ja õmblemised, mis seal vaja on, ja need tulevad tal hästi välja. Aga temal on jällegi mootorid, et selles mõttes on see ju ka natuke käsitöö. Ma jäin praegu mõtlema, et lihtsalt meie jaoks tundub
vaiba kudumine kangastelgedel väga eriline, aga sinu laste jaoks on see ilmselt sama tavaline, kui meie jaoks oli tavaline, kui meie emad kudusid sokke. Ja. Lihtsalt nende ema koob kangastelgedel vaipa. Jah, see on nende jaoks tavaline. Et võib-olla teiste laste jaoks oleks see nagu erilisem. Jah, aga poiss on ka ikka 2 väikest vaibajuppi ära kudunud ja ta teab, et kuidas see käib ja mis see on. Ja ka tüdruk on veel nii palju väike, et päris üksi veel ei saa kududa, aga minuga koos on ta küll kudunud. Et seda talle meeldib ikka aeg-ajalt teha. Ja nukud on ka huvitavad ju veel praegu, on ju? Ei, tema on õnneks see nüüd, et tüdrukule meeldib joonistada ja meisterdada. Nii et ei tea veel täpselt, mis sealt tuleb. Aga lootust on. Lootust on. Minu arust osad sinu vaibad on täiesti sellise kindla käekirjaga. Ma arvan, et sa tead, mida ma mõtlen. Jah, tean. Olid ühed... Rombi. Jah, olid ühevärvilised vaibad seal näitusel. Siuke roosa, kas roheline või sinakas oli vist üks värv on ja... Et kas sa ise tunned, et sul on oma käekiri? Värvide mõttes on mul kindlasti oma käekiri. Et mulle väga-väga meeldivad pastelsed ja siuksed heledad toonid. Tumedaid vaipu mulle väga ei meeldi kududa. Aga kui ma leian kuidagi siuksed huvitavad kontrastsed värvid, siis on ka tumedad vaibad huvitavad. Aga just käekiri mustri mõttes? Mustreid mulle meeldib vahetada. Et siukest kindlat nagu ei ole? Ei. Mis on see on minu käekiri? Ei, minule meeldib just see, et ma saan erinevaid asju katsetada ja proovida, kogu aeg ennast proovile panna. Ma võtan jälle mingi uue mustri, mis tundub võib-olla alguses keeruline, aga ma saan sellega hakkama ja ma saan jälle seal uusi värve katsetada ja kõike seda teha, et mulle see väga meeldib. Rääkides siis mustritest ja et võtan kätte, et kus see tuleb, et võt nüüd see muster või mis käivitab nii-öelda sinu seda loomingut, kas sa mõtled mustri ise välja või sa vaatad kuskilt raamatutest või kust saab vaibamustritena, ma ei teagi. See on umbes samamoodi nagu on kindakirjad, et on olemas raamatud, sa vaatad, seal on kõik, et kuidas neid silmasid, kui palju on vaja kududa, siis vaibamustritel on samamoodi ja värve saad siis valida, et kuidas ja kui palju ja kuhu sa paned neid. Et ongi, et sa vaatadki raamatusse, et seal on hästi palju pilte nendest erinevatest mustritest ja siis sul tuleb mõte, et selle mustriga neid värve oleks hoopis parem teha. Et seal pildi peal need värvid ei kõneta, aga muster ise on väga huvitav. Kuidas sa nüüd, sa ütlesid, 10 aasta jooksul oled siin nii-öelda vaipadega tegelenud suuremalt. Et kuidas su käekiri võib olla muutunud selle aja jooksul ja mis seda mõjutanud? Ikkagi tahe õppida edasi kogu aeg, sest alguses olidki väga lihtsad ja ainult triibuvaibad. Et triibuvaip ja mustrisvaip on 2 väga erinevat asja. Et triibuvaiba puhul sa mängid ainult värvidega, aga kui sa võtad juba mustrid juurde, siis sa saad ka mustriga mängida ja värvidega mängida. Et siis on juba 2 aspekti juures. Loomeettevõtluse puhul saab alati rääkida ka ju ekspordist. Milline on see kaugeim sihtkoht, kuhu sinu vaibad on jõudnud? Ühte ma tean, kindlasti on jõudnud Ameerikasse, Californiasse. Et see on jälle siuke tore lugu, et kui ma väike tüdruk olin, siis oli meil seal need suvitajad ju ka väga palju, me mängisime alati suvitajate koos suvel. Ja siis ongi nüüd üks tüdruk, kes siis meiega kunagi mängis koos, nüüd elab tema Ameerikas ja siis ta käis ühel suvel lihtsalt toilat vaatamas, et kuidas siis siin kõik on. Ja siis ta ütles, ei, ma pean kindlasti siit ühe vaiba endale kaasa võtma, et tükikese Eestit nagu kaasa. Et nii need vaibad lähevad kaugele ka. Kas sa tead seda, et tuleb suvitama? Või te kohtusite niimoodi üllatuslikult? Jah, see oli täiesti juhuslik siuke kohtumine. Me tundsite kohe ära üksteist? Mina kohe ei tundnud, aga kuna oli üks tema siis sugulane, kes on iga suvi suvitanud, keda ma tean, kes käib iga suvi mind vaatamas verandal, et siis see oli tema sugulane ja et siis ta nagu tutvustas, et näed, tema ongi nüüd see on ju, et siis nagu tundsid kohe ära, et
siis said küll aru, et see on tema. On veel mingisuguseid selliseid kaugete maade lugusid, et kuhu sa tead, kuhu see vaipu on tellitud? No üks oligi see, et tellitud ei ole, aga Prantsusmaalt just oli see väike tüdruk siis, kes käis. Tema on siit pärit ja siis ta suvel käivad siin alati. Tema siis on nagu viinud iseenda vaiba siit sinna. Mis ta ise tegi? Jah. Tehisintellekt on andnud meile väga põneva selgituse selle kohta, kes on loomeettevõtja. Et loomeettevõtja on inimene, kes ühendab loomingulisuse ja ettevõtluse püüdes leida uuenduslikke ja originaalseid tooteid. Kunst, disain, meedia, muusika, mood, tehnoloogia. Need on loomeettevõtluse valdkonnad. Loominguline väljendus, kunstiline visioon ja ettevõtlusoskus tuleb osata omavahel siduda. Kui palju sina endale teadvustad igapäevaselt, et sa oled disainer, et sa oled loomeettevõtja? Et ma nagu endal igapäevaselt seda ei teadvusta, et ma olen ettevõtja. Aga mida ma nagu tunnen, ongi see, et mulle väga meeldib midagi luua. Et selles mõttes ma tõenäoliselt olen loov ettevõtja. Aga mind nagu innustab ikkagi see loomine kõige rohkem. Mitte see ettevõtlus? Jah. Et sellepärast ma seda teengi, et mulle meeldib luua. Aga kas sa tunned täna, et peaksid seda ettevõtluse osa natukene suurendama, mõtlema seal rohkem, kuidas oma vaipu paremini müüa võib-olla? Milline on sinu bränd? No unistus oleks see, et selle jaoks oleks mõni abiline. Et mina saaksin luua ja siis abiline natukene mõnikord tegeleks nende teiste küsimustega. See on tegelikult väga lihtne unistus. Ja. Aga see kõlab, et täitub siis, kui on soov selle paari aasta pärast veel selle suuremalt ettevõtted nii-öelda selle tootumise just. Jah, kuna on ju tublisid inimesi, kes ju tuleks ka appi veel kuduma, et saaks ju koos veel rohkem kududa. Et ei peaks ma üksi kuduma ka. Kas sul täna on sellised inimesi Pikal tänaval? No üks oleks kindlasti võtta, kes tuleks mul appi kuduma, kui oleks vaja palju teha. Kuidas sulle tundub, et miks tänapäeval selline seltsitegevus ja käsitöötegevus ei ole enam nii populaarne kui varem, et mis seda mõjutab? Et kui lugeda Toila ajalugu, siis kui palju oli meil seltse, igasuguseid näiteringid, pasunakoorid, pritsimehed. Ja oli ka kudumise ring. Kudumise ring. Ja sellest kahjuks ei ole kuskil väga midagi säilinud, aga kuna ma tean ühte prouat, kelle ema käis selles, siis ta ütles, et seal ikka kooti väga peeneid kangaid ja seltsimajas käidi koos. Et ma rohkem selle kohta ka ei tea kahjuks, aga ma tean, et midagi on olnud. Et sellepärast on ka nagu tore seda uuesti hakata seal tegema, seda kudumist. Et võib-olla me jõuame ka kunagi nii kaugele, et hakkame peeneid kangaid ka tegema. Mida tähendab peen kangas? Vanasti kooti sellised asjad nagu on voodikatted ja voodikatte muster jagunes siis 4 niimoodi risti ja siis see muster suudeti kõik niimoodi ära kududa ja need olid ikkagi ju suured, aga nad on ju palju kõvasti õhemad, kui on meil põrandavaibad. Et peene kanga all sa mõtled igasuguseid päevatekke nagu õhemaid asju, kui on vaibad. Ja ka seelikukangad ja kleidikangad ja käteretikangad ja nii edasi, et kõike tehti. Kas sa oled ise kudunud sellist asja? Kangast, millest teha rõivas? Ei, seda ei ole mina jõudnud veel. Aga on plaanis? No kindlasti kunagi tahaks. Aga rahvariide seelikukangast olen teinud. Aga see eeldab mingisugust teist kangast helge? Ei, see... Peenemaid niite? Jah, ja muid abivahendeid nagu. Et abivahendid peavad natuke olema teistsugused, kui on vaiba kudumisel. Nii et on ka ruumi tootearenduses, ma kuulen. Jaa, väga palju on. Aga ikkagi, et kuidas sul tundub, et miks selline seltsi tegevus siis ei ole enam nii populaarne kui vanasti? Mis seda mõjutab? Seda on tegelikult mõjutanud ju meie lähiajalugu. Et kui esimesel Eesti Vabariigi ajal oli seda väga palju, siis Nõukogude aeg ju kuidagi tõmbas selle maha ja ka tööstusareng
et need on ju kaks asja, mis on tulnud meie jaoks nagu natuke korraga ka, et muidugi Eesti Vabariigi ajal tuli põhiliselt Eestisse tööstus, aga kõik see on seda ju mõjutanud, sest tegelikult kui hakata mõtlema, et kui sa kood endale näiteks kleidikanga, et kui palju see kleid siis lõpuks maksab. Et loomulikult, et see tööstuslikult kootud kangas on ju võib-olla 1000 korda odavam. Et tõenäoliselt sinna see on ka jäänud natukene. Et meil ikkagi tööstus on arenenud kunagi ja siis ongi jäetud kõik see nagu unarusse, see käsitöö. Sest kangast tuli nii lihtsasti kätte. Jaa, et see tuli lihtsalt kätte ja ei olnud vaja enam tundide viisi vaeva näha selleks, et siis see ongi nagu sinna natuke jäänud. Ja ka nüüd see tuleb jälle nagu uuesti au sisse, et pärandit hoida, et see ei kaoks ära, see oskus. Mulle väga meeldib see, et üks teie MTÜ eesmärkidest on traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine. Et kuidas sa tunned, et millist tuge sul oleks vaja täna, et seda eesmärki täita? No kõige rohkem ma tunnen sellest paberimajanduses nagu puudust, et ma tahaksingi luua, et ma ei tahaks kogu aeg nende paberitega tegeleda ja seda on tõenäoliselt väga paljud loomeinimesed öelnud. Et teatud kohtade peal neid pidurdabki see nii-öelda see ettevõtlus iseenesest, et sa peadki kogu selle ettevõtluse paberimajanduse igasuguste nende probleemide ja asjadega tegelema, et selle asemel, et luua. Sa mõtled siis näiteks projektide kirjutamised? Jah, näiteks. Turundus, müük ja selline aga asi. Turundus ja müük on jälle ka siuke kahe otsaga asi, et hetkel ma tunnen, et see suust suhu reklaam on väga hea. Ja see minu pool toimib. Et ma ei ole, selle koha pealt ma väga hetkel ei tunne puudust. Aga just kui tahaks minna projekti või midagi sellist, et siis oleks hea, kui oleks keegi, kes aitaks. Kuidas me saame siis tänapäeva kogukonna rohkem pärimuse ja hinnalise käsitöö juurde tagasi? Mis me igaüks saame selleks teha? No mina olen selleks läinud Eesti Rahva Muuseumis rahvarõiva valmistajate kursusele, et siis tuua kogukonda tagasi meie kõige lähemalt leitud siis rahvariided uuesti ja kogukonnale siis neid tutvustada, kui ma olen need valmis saanud. Ja kui nad ütlevad, et jah, see on tore, siis me hakkame koos neid tegema. Millal see võiks juhtuda, et sa saad seda esitleda? See juhtub 1,5 aasta pärast. Väga pikk protsess. Ja 2 aastat kestab see kool, sest seal me põhjalikult uurime ikkagi muuseumi esemeid, et me vaatame, et kõik tuleks niivõrd, kuivõrd me suudame teha nad sarnased. Sest koopiaid me ei ole väga võimelised seal tegema, et seda on väga raske teha. Aga me saame just teha nii palju kui võimalik nende sarnased asjad. Tundub, et sellise käsitöö protsessi juures on väga oluline aeg ja see, et sa ei peaks kuskile kiirustama. Ehk siis ma saan aru, et muusik võib-olla saab olla siin bändis ja seal bändis ja teha veel seda tööd, aga kui sa ikkagi teed lood midagi, sa pead ikkagi nagu väga kohal olema kogu selle protsessi jooksul. Või kui sa mõtled lihtsalt, et mida ma nüüd tegema hakkan, siis sa pead väga täpselt mõtlema, kui me räägime mustritest. Ja. Gitarri peal on nagu lihtne on ju akorde mängida ja proovida aga mustri sa pead ju ära proovima, et kas see üldse meeldib sulle? Jah, seda ka. Et see protsess on juba nii palju pikem ja sa lihtsalt peadki suutma leida endale aega. Jah, aga mulle meeldibki, et ma peangi leidma aja ja siis ma istungi maha ja siis ma teen seda. Aga kui sul on vaip pooleli, siis on ka see võimalus, et sa kiiruga natuke teed seda edasi. Et mõnikord on ikkagi selline olukord ka, kus sa ei ole nagu mõttes alati täiesti selle vaiba juures. Aga kui sa hakkad seda vaipa nagu alguses looma ja välja mõtlema, siis sa pead olema. Või siis on teine, et mõnikord ma teen selliseid triibuvaipasid, kus nagu ükski triip ei kordu, et kõik on väga erinevad ja erilised, siis sa pead nagu ka kogu aeg kohal olema. Käsitöömeistrina lihtsalt tundubki see, et väga tähtis ongi just see kohal olemine ja siis tundubki loogiline, et kõik muu seal ümber on siuke nagu müra, millega ma lihtsalt ei jõua tegeleda ja ei taha tegeleda. Jah, aga kui istudki sinna telje taha, et see ongi hea just, et sa istud telje taha, sa lähed nagu eraldi kohta selles mõttes ja
ja ongi nii, et oledki seal ja teedki oma asja ja ongi rahu nagu. Ja tegelikult see pakubki niisugust hingele väga palju. Millest sina loomeettevõtjana unistad? Ma ei tea, kas nüüd just loomeettevõtjana, aga käsitöömeistrina? Jah, ma unistangi sellest, et meil Toilas ikkagi oleksid jaanituled, kus siis vähemalt osal inimestel on näiteks triibuseelikud seljas. Et kui tervet komplekti ei jõua, ei jaksa ja ei oska teha, et siis selle triibuseeliku saaks iga inimene ikkagi ise endale kootud küll. See on väga lahe unistus. Ja ma loodan, et see täitubki siin lähiajal. Et kui ma nüüd tulen sealt koolist välja ja ütlen naistele, et nüüd proovime niisugust asja ja teeme. Ja jaanipäevaks peab valmis olema. Jah, teeme jaanipäevaks valmis ja siis meil ongi niisugused toredad seelikud inimestel olemas. Suur aitäh sulle, et sa tulid täna siia meiega rääkima. Ma loodan, et kuulajad said ka häid mõtteid, võib-olla julgust alustada, ka siis, kui see ettevõtlusosa hirmutab. Tähtis on teha vist seda lihtsalt, mida sa armastad ja luua neid asju, mida sa armastad. Jah, et mina väga armastan kudumist, sellepärast ma seda teengi. Ja head kuulajad, suur tänu ka teile, et te võtsite aja ja olla koos meiega. Juba õige pea kohtume järgmises podcastis ja mõnusat päeva jätku teile!